Tere hommikust taas, hooaja viimane kogunemine siin vara hommikul. Welcome, Alik. We are ready for your word. Yes, tere hommikust as well. Seda ei Good ole vaja morning. tõlkida. Yes, what a beautiful day that we have. Milline ilus päev. I hope it's beautiful to you as well up there. Meil on ka siin ilus üleval põhjas. Yes, we have a scripture that is building us up, John 15:4-5. Johannese 15, see on kirjakoht, mis ehitab meid täna üles. And it's a very, very nice packed scripture. Ja seal on väga palju. And I want to read it quickly. Remain in me and I in you. Jääge minusse ja mina jään teisse. Just as a branch is unable to produce fruit by itself Nii nagu unless oks ei suuda kanda vilja omaette, unless it remains on the vine. kui ta ei jää viinapuu külge. Neither can you unless you remain in me. Nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. I'm the vine, you are the branches. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. And the one who remains in me and I in him produces much fruit. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja. Because you can do nothing without me. Sest minust lahus või ilma minuta ei suuda te midagi teha. Yeah, it is fellowship through daily abiding. That is what I got from here. See tähendab igapäevast osadust Jeesusega. And I've underlined it to be fellowship through abiding. See on nii-öelda pealkiri ongi osadus. Yeah, what the scripture is all about is talking about us abiding in him. Ja see räägib meie jäämisest, meie elust temas. And him in us. Ja see, kuidas tema elab meis. And he gives a very clear illustration or example. Ja see näide on väga selge. Naturally, that is sticking to us and it cannot work out without that. Ja mitte miski ei toimi ilma selleta. That is the example he gave. Something visual that we have seen all our lives, to see a tree standing and a branch connected to a tree. Et Jeesus andis väga selge pildi meile silmad ette ühest puust või viinapuust ja oksast. He said, as the branch. Ta ütleb, et vaadake nii nagu oks. When you look at that word, as the branch. Mõtle selle peale see, kuidas oks võrsub puust. It is a clear visual example to make us understand. See on väga selge vaimne pilt, et meil see arusaamine jõuaks kohale. That which happens in the natural. Et nii nagu see on loomulikus maailmas. Started in the spirit. Sama on ka vaimses plaanis. That's why he said, abide in me. Ja ta ütleb, jääge nõnda minusse. And I in you. Ja mina ja siis elan teis. Then he gives them a picture to say, as the branch cannot bear fruit of itself. Ja ta ütleb, vaadake, oks ei kanna vilja ise nagu iseenesest. Unless it abides in the vine. Ta peab olema selle viinapuu küljes. And he says, it is the same, neither can you unless you abide in me. Ja sama on teiega, kui te ei jää minu külge, ei kanna te vilja. Wow, there is no fruit that can come out spiritually or naturally. Ei tule ei vaimulikku ega ka loomulikku vilja. Without abiding daily. Kui me ei ole iga päev tema küljes. So abiding daily. Nii et see jäämine, igapäevane jäämine tema küljes. In fellowship with him. Kui me oleme temaga või peame seda osadust temaga. Produces fruit.
see annab selle tulemuse ja hakkab vili ilmuma. So our life is not built on occasional encounters with God, Nii et meie elu ei saa olla ehitatud juhuslike kokkusaamiste peale Jumalaga, but only daily fellowship with Him is where our life is built. vaid kõne alla tuleb ainult igapäevane alaline osadus temaga. I said daily fellowship with Him. See on iga päev hoitud osadus temaga. That is where our spiritual life is built. Meie vaimne elu võrsub sealt. To abide means to remain. See jäämine tähendabki alaliselt olla istutatud, To dwell. nagu elada alalises elukohas And also to continue and stay connected. ja see, et seda suhet, seda ühendust hoitakse pidevalt alal. That's the reason why he used an example of a tree and a branch in the vine. Sellepärast ta tõi selle võrdpildi sellest viinapuust ja oksast. He says, just as the branch cannot survive without the vine, Ükski oks ei saa eksisteerida lahus sellest puust. we cannot grow spiritually without remaining in Christ every day. Me ei kasva vaimulikult, me ei küpse, me ei kasva vaimulikult, kui me ei ole temaga iga päev osaduses. If we do not remain in Christ every day, Kui me ei jää temaga osadusse, we will not survive the storms. ei tule me ka tormidest läbi. We will not survive, not at all. Mitte mingil juhul me ei jää ellu nii-öelda, ei tule läbi nendest elutormidest. We will all the time complain. Siis on ainult üks kurtmine ja hädaldamine. We will all the time complain if we do not remain in the vine. Ainult üks hädaldamine käib, kui me ei ole temaga kokku ühendatud. Let's look at Psalm 91 verse 1, and that gives us a picture of what we are talking about. Laul 91:1 räägib ka sellest Scripture says, ja nõnda ütleb siis Laul 91. the one who lives under the protection of the Most High See, kes elab kõige kõrgema kaitse all, dwells in the shadow of the Almighty. elab tema varju all. He dwells in the shadow of the Almighty. Ta elab kõige kõrgema varjus. Those are just progressing scriptures for us to understand clearly what it is meant by remaining in God. Et ma toon siin neid mitmeid kirjakohti, et me saaksime aru, mida see tähendab, et me jääme Jumalasse. Continuously dwelling in Him. Et me jätkuvalt, järjepidevalt, alaliselt elame temas. And staying connected every day. Ja hoiame temaga ühendust, alalist ühendust. Just as a branch Nii nagu oks cannot stand by itself ei saa elada lahus puust and survive. ja jääda ellu. You know, there are a lot of environments that we are found in. On igasuguseid keskkondi, A family environment, a working environment, on töökeskkond, on perekeskkond. and those are various worlds that God has put us in. Ja et meil on tegemist erinevate nii-öelda maailmadega. We cannot survive if we are not remaining in Him spiritually. Ja me ei tule sellest väga hästi läbi, kui me ei ole vaimulikult temaga kokku ühendatud. Because there is a lot of contamination out there. Sest hästi palju on sellist vaimset saastet maailmas. And quite a number of deceit or deception that the devil is using.
et vaenlane tools. kasutab väga palju erinevaid petuskeeme ja muid alatuid võtteid. What we seek for, what believers seek for, Et see, mida usklikud otsivad, they seek for blessing, usklikud otsivad õnnistust, but neglect God's presence. aga nad ignoreerivad Jumala ligiolu. When I was praying last Friday, Kui ma palvetasin eelmine reede, God says, I've entrusted in your hands siis Jumal ütles, et ma olen sinu kätte usaldanud my presence. oma ligiolu. Are you able to be a steward of my presence? Kas sa suudad olla minu ligiolu majapidaja? And that was so deep for me. See oli minu jaoks nii sügav. It went to the depth of which I started thinking through and finding out. Et see läks nii, imbus nii sügavalt minusse, et ma hakkasin selle kohta rohkem uurima. How can I be a steward of your presence? Kuidas ma saan olla Jumala ligiolu majahoidja või majapidaja? He gave me a picture of the Ark of the Covenant. The Levites are carrying it on their shoulders. Ta andis mulle selle pildi, kuidas leviidid kandsid seda lepingu laegast oma õlgadel And the worshippers are worshiping. ja kuidas need ülistajad ülistasid seal ümber. And I just started worshiping. I just started praising and worshiping God. Ja mina hakkasin ka lihtsalt ülistama ja kiitma Jumalat. You see, we need not to just look for a blessing and neglect the presence. Et me ei tohiks ajada taga ainult õnnistusi, samal ajal jättes kõrvale tema ligiolu alalhoidmise. He said, my son, Ja ta ütles, et mu poeg, the greatest blessing is not what I give you. That's what he told me. ta ütles, et kõige suurem õnnistus ei ole mitte see, mida sa minu käest võid saada. What I give you in terms of children, Kui ma annan sulle lapsi what I give in terms of wealth, või jõukust, or anything that I give to your hands. mis iganes mis ma võin anda sinu kätte, But the greatest blessing, vaid kõige suurem õnnistus it is myself to you. on see, et ma annan iseennast sulle. Wow, that was so deep. I said, Lord, yes. See oli nii sügav ja ma ütlesin, et jah, issand. Because many of us think the greatest blessing is what you give us in our hands. Sest paljud arvavad, et suured õnnistused on need, mis nad saavad nii-öelda enda kätte või oma ellu Jumalalt. But the greatest blessing is having you. Aga kõige suurem õnnistus on, kui ta ise annab iseennast sinule. Abiding in you. Kui ta elab sinus. And living in you. Elab sinu kaudu. Having our being in you. Ja kui tema olemus on sinus. What does it mean? What does it mean to abide in the Lord or in him? Mida see tähendab jääda temasse? It is remaining connected to Christ. See tähendabki olla temaga kokku ühendatud. Because a branch receives life. Sest oksa elu tulebki puust. Nourishment. Kogu toit. And fruitfulness from the vine. Ja ka see õitseng, see vilja kandmine tuleb puust. In the same way. Ja samal viisil. We receive strength. Tuleb ka meie jõud temast. Wisdom and peace. Tarkus, hingerahu. And power from Christ. Ja ka Kristuse vägi. Our spiritual life. Kogu meie vaimne elu. Depends on our daily connection with Jesus. Sõltub meie igapäevasest ühendusest Kristuse Jeesusega. And in the book of Jeremiah 29 verse 13, he said, those who seek me with their hearts. Ja Jeremiah 29:13.
ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. You will seek me and find me when you seek me, when you search for me with all your heart. nii et sama on inglise keeles, kui te otsite mind taga kogu oma südamega. There is a seek and search. Et siin on üks otsimine ja tagaotsimine. I don't know the difference of the two, seek and search. Et siin on inglise keeles on kaks erinevat sõna, nagu üks on otsimine ja teine on selline läbiotsimine, asjade läbiotsimine, et leida. I don't know the parallel of seeking and searching. Et mis on see vahe? Üks on nagu otsimine kui taotlemine ja teine on selline sügav uurimine, läbiuurimine, mõlemad otsivad. Because this is what it says. When you seek me, when you seek for me, you will find me. Et siin ta ütleb, et kui te otsite mind nõnda, siis te leiate mind. And when you search for me with all your heart. Ja kui te kogu südamega otsite mind taga, otsite ja uurite ja püüate leida. Systematically, patiently looking for the variable you want. You are not like, what can I say, panicking or anxious. You just want to find. Kui sa otsid taga midagi väärtuslikku, siis sa ei ole selline ängistuses või ärevil või paanikas, vaid sa otsid süstemaatiliselt, et leida. Because when you panic, you just be frustrated and say, oh, I can't find it. Kui sa oled paanikas ja ärevil ja rapsid ringi, siis sa ütled, et ma ei leia. When you seek, you don't find today. Kui sa täna ei leia, you continue tomorrow searching. Sa otsid süstemaatiliselt edasi, kuni sa leiad. Until you find. Kuni sa lõpuks leiad üles. Because you are searching with your heart. Sest su süda otsib kõik läbi, uurib kõik läbi, kuni leiab. That was just something. Et see oli nii võimas. So this is what it says when you remain connected to Christ. See on see, mis ta mõtles sellega, et kui sa oled temaga ühendatud. Our spiritual lives. Siis meie vaimulik elu. Depends on our daily connection with Jesus. Sõltubki sellest, kuidas me oleme temaga iga päev kokku ühendatud. I want us to know that staying connected to Christ is built through prayer. Ja ma tahan rõhutada seda, et see kokkuühendatus, seda ehitatakse läbi palve. You cannot say I'm connected to Christ and your life is prayerless. Sa ei saa öelda, et sina oled Jeesusega kokku ühendatud, kui sa ei palveta, kui su elus ei ole palvet. Don't cheat yourself. Siis sa lihtsalt petad iseennast. Please don't cheat yourself. Palun ärge petke ennast. Abiding in him. Temasse jäämine is built through prayer. Toimub läbi palve, seda ehitatakse läbi palve osaduse. An example of abiding in him was Jesus himself. Et hea näite sellest on Jeesus ise. In Luke 5:16, I didn't give that scripture. Luuka 5, verse 16. 5:16. Jesus often withdrew to lonely places to pray. Ja siin ütleb, temal oli aga viisiks minna tühja paika ja seal palvetada. Nii et Jeesusel oli viisiks, see oli harjumuseks käia tühjas paigas palvetamas. Find a place for yourself. Leia endale see koht. To spend time with God. Et olla omaette Jumalaga. Because Jesus withdrew lonely places to pray. Nii et Jeesus pidi ka tõmbama üksildastesse paikadesse, et rääkida isaga.
If the Son of God valued daily communion with the Father, nii et kui Jumala poeg väärtustas igapäevast sellist kõnelemist isaga, how much more should we? kui palju enam vajame meie seda. And then we are cheating ourselves Aga siis me petame ennast, valetame endale. to say we are connected. Ütleme, et me oleme Kristuses. And the whole day passes. It's not a law. It's not a law. I'm just trying to bring it out. Et ma ei räägi siin mingist käsust, ma lihtsalt räägin sellest vaimsest reaalsusest. And the whole day passes, not even a time Nii et terve päev läheb mööda ja sul ei ole olnud aega. of taking a time for prayer. Sa ei ole võtnud aega palveks. You know, a prayer was made to be something that was just asking God for things, asking God for things. Vot mis on, et palve on muudetud või muutunud meie jaoks selliseks Jumala käest igasuguste asjade palumise rutiiniks. Prayer is spending time with God. Aga see ei ole see, palve ongi koos olemine Jumalaga. Listening to Him Ja see on tema hääle kuulamine and aligning our hearts with His will. ja et me saame aru tema tahtest ja meie süda joondub tema tahtega. Wow, aligning our hearts with His will. Et me joondame oma südame tema tahtele vastavalt That is prayer. ja see toimub palves. And He says, you need to daily abide in Ta me. ütleb, et jääge iga päev minusse. The other thing that really is very important Veel üks asi, mis on väga tähtis, is feeding on God's word. on see, et sa toidad ennast tema sõnast. Daily abiding requires feeding on God's word. See, et jääda temasse iga päev, see tähendab, et sa oled ka osaduses tema sõnaga. Because God's word guides our steps, Sest et ta juhatab meie samme, lihvib meie samme läbi sõna. renews our minds, Ta uuendab meie arusaamist and strengthens our faith. ja kinnitab ja tugevdab meie usku. If I neglect scripture, Kui mina ignoreerin Jumala sõna, I become spiritually weak siis ma muutun vaimselt nõrgaks, because that is my bread. sest et mu leib tuleb sõnast. Yes, I don't want to take you so far because time is not with us. Time is jealousy all the time. Et aeg on meil nii-öelda, käib meile pinda. Yes, indeed. And I believe that the few points that I've given this morning Ja ma usun, et need paar väikest mõtet täna hommikul will enlighten our hearts valgustavad jälle meie südant. to see the importance Et me mõistame, kui tähtis see on. of abiding daily. Et me hoolitseme selle eest, et me oleme iga päev temas. One thing that I want to say by conclusion said daily abiding is not a religious duty. Ma tahan veel kord rõhutada seda, et see igapäevane osadus temaga ei ole religioosne kohustus. But life. Aga see ongi elu. That's the life we live. See ongi elu, mida me elame. The more time we spend with Christ, Mida rohkem aega me temaga koos oleme, the more we become like Him. seda rohkem tema sarnaseks me muutume. Because fellowship with God brings peace. Sest et osadus isaga täidab meid rahuga. And fellowship with God brings wisdom and fruitfulness. Ja see osadus isaga täidab meid arusaamise, tarkusega ja viljaga, vili tuleb. And also spiritual authority comes from fellowship with God. Ja vaimulik autoriteet tuleb osadusest isaga. I'll just say that let's stay connected to the vine. Nii et ma ütlen,
lihtsalt veel kord, ärme unustame osadust või kokku And our ühendatust and viinapuuga our lives will bear lasting fruit. ja meie elud kannavad alalist vilja. Thank you, Jesus. Jeesus, me täname sind. Father, teach us how to abide in you. Isa, õpeta meile, kuidas püsida sinuga kontaktis And I say every day, Lord, iga päev. help us to hunger for you Aita, et see nälg ei kaoks and your presence sinu ligiolu järele, more than anything else. et rohkem kui midagi muud. We need you. Meil on sind vaja. Strengthen our prayer lives, Tugevda meie palveelu. deepen our love for you, Lord. Issand, et see armastus sinu vastu võiks muutuda aina sügavamaks. Your word will guide our steps Sinu sõna juhatab meie samme. and help us to obey you faithfully. Aita meil järgida seda sõnakuulelikult, ustavalt. As we remain in Christ. Seda mööda, kuidas me jääme ja püsime Kristuses. Let our lives bear fruits Las meie elud kanda vilja and reflect your glory. ja las nad peegeldada sinu au. In Jesus' name, Jeesuse nimel. amen. Amen. Thank you so Thank much. you. God Thank bless you. you. Thank you for the timely word before the Amen. vacations. Yes, And indeed. it's a good reminder. Thank you. Thank you. See you soon in Estonia. Yes, yes, indeed. See you soon. Looking Et forward. varsti näemegi valikut juba Eestis. Bye bye. Amen. Bye. Nii et selline väikene meeldetuletus täna, väga lihtne, aga vaadake, kuidas lihtsates sõnades on elu. On ju? See ei ole tüütu, see ei ole nagu pühapäevakooli mingi kordusmaterjal, vaid nendes samades lihtsates sõnades. See lihtne arusaamine, see puhas ja lihtne arusaamine Kristusest, kuidas selles on elu. Mitte keerulistes akadeemilistes või mingil muul viisil kõrgemat teadmust taotlevates õpetustes, mis on nagu ainult eriti valitutele, kes püüavad aru saada millestki, millest keegi teine aru ei saa. Selles ei ole elu, selles on ainult selline pahatihti selline lutsiferiaanlik kõrkus. Selles on isegi okultne ligiolu, selles on selline New Age'i vaimsus, et keegi omab mingit infot, mida teised lollikesed ei tea. Aga vaata, kuidas Jumal on teinud. Jumal on peitnud oma kõige sügavama selle elujõe. Just nimelt kõige lihtsamate sõnade taha ja lihtsamate sõnade sisse. Kas ei ole täiesti huvitav, et meie kõikvõimas Jumal Isa ei kiusa oma lapsi, ei kiusa isegi neid, kes on mingil põhjusel võib-olla, nende kohta öeldakse, et neil on mingi arenguhälve või arengupeetus või need lihtsakesed, kuidas meie võimas Jumal Isa ei peida ja ei kiusa, vaid tema kõige suuremad ja sügavamad eluvalgust täis saladused võivad olla nii lihtsates sõnades, et seda võivad kanda ka need, keda peetakse totukesteks. Ma praegu mõtlen seda, et kui palju on olnud, et kus lapsed või väga sellised inimesed, keda võib-olla ei ole peetud nii kohutavalt andekateks korüfeedeks mingitel aladel, kuidas ta võib tulla ja öelda sulle sõnad, mille sees on kogu taeva kuningriigi vägi. Et valgus ei ole kodeeritud keerulistesse valemitesse. Kas ei ole nii? Et Jumal on valinud selle, mis midagi ei ole. Et teha tühjaks
teha täielikult tühjaks need, kes enese arvavad midagi olevat. mitte, et ei võiks olla sügavamat arusaamist, on need, kes peavad tegema sõnas väga sügavat tööd ja nagu Pauluski ütleb, et seda Jumalas, seda sügavat, väga sellist läbiuurimatut tarkust me saame rääkida küpsete seas. On sõnas, on selliseid asju, mida lahti harutada, mis võtavad tunde ja päevi ja kuid ja aastaid uurimist. Seda üldse ei eita, aga lõppkokkuvõttes ma olen vaadanud, et inimene võib uurida 1000 tundi mingisugust teemat. Ja kui ta saab selle endale selgeks, selle sügava tõe selgeks, siis see on väljendatav kokkuvõttes nii, et sellest saab laps ka aru. See on nii huvitav. Ma olen kuulanud, tõesti tuhandeid tunde neid apostlite õpetusi ja kaevunud sellistesse keerdkäikudesse sõnas. Ja kui sul lõpuks see pilt on selge, siis sa lihtsalt ütled vau. Ja sa võid selle kokku võtta mõne lausega, mis on niivõrd valgust täis, see tõdemus lõpuks on niivõrd lihtne. See on lihtsalt, see on nii õnnistav ja see on nii valgust täis, ükskõik kui palju sa oled pidanud midagi uurima, kui palju tunde. Ja ma imestan ka seda Aaliku võimet, et tema veedab nagu ikka väga palju aega sõnas ja samamoodi uurides, lugedes, kuulates ka nende eesminevate apostlite õpetusi, erinevaid neid viise, kuidas doktriine esitatakse ja kui ta tuleb nendest pikkadest failidest välja, siis ta võib tuua mingi sellise sõnumi ja nende lihtsate sõnade sees on valgus. Et ei ole see, mis ma pean palvetama, ma pean jälle minema palvetama. No mida ma palvetan, no Jumal, anna seda, õnnista seda. Ja vaata, kuidas on see, et meil on kuidagi aastakümneid hiljem on ikka veel, kui sa ütled sõna palve, siis see sõna ise kannab endas juba seda, et sa pead midagi paluma. On ju? Palvetamine, see tähendab, eesti keeles eriti on see, et sa palud midagi. Aga ma ei tea, miks meil ei ole sõna, mis tegelikult annaks edasi seda, mida me peaksime koos Jumalaga tegema. Me ütleme, et me läheme palvetama ja see on selline tunne, et sa lähed nüüd esitad oma nimekirja ja ütled kõike Jumalale, mida sa tahad ja et ta peaks tegema, eks ole. Ja siis, kui enam ühtegi teemat pähe ei tule, siis ütled hästi, aamen, nüüd ma olen ära palvetanud. No aga kuidas sa näiteks palvetaksid 3 korda päevas tund aega? Ütleme näiteks nii, mis sa võtad siis 3 korda päevas, mõtled jälle uusi teemasid välja. Meil on tõeliselt vaja ühte uut sõna, millega ei assotsieeru see nimekiri, mida me peame läbi palvetama masinlikult, tehniliselt ja rutiinselt. Vaid meil on vaja sõna, kui sa seda ütled, et inimene kohe tunneb, nagu oleks mingi sulamesi voolaks. Üks sõna, mis kannaks seda head tunnet. Ma praegu ei oskagi öelda, mis me ütleme, et osadus Jumalaga, Jumala läheduse praktiseerimine. No mis ei ole, vot palun, siin on üks pakkumine suurele ringile. Mõelge välja üks uus sõna, mis asendaks selles mõttes seda sõna palve, et see ei assotsieeruks kohe alati sellise tüütu nimekirja esitamisega. Ja mind puudutas just see, kui ta sellest rääkis, et inimesed otsivad õnnistust, palve vastuseid
ja kui nad saavad palve vastuseed, siis neil on nii hea meel, et näed, ma sain Jumala sellest pintsaku reväärist kraest sain kinni ja ei lasknud lahti, kuni Jumal andis selle ja vot, tehke järgi, eks. Et õnnistus ei ole see, mis me tema käest saame, vaid nii nagu Aalik ütles, et Jumal ütleb, kõige suurem õnnistus on, kui ma annan iseennast sulle. Kui ma tulen ja söön õhtust ühes sinuga, nagu Jeesus ütles. Kui ma tulen ja ütlen, mu laps, ma olen siin. Kas sa tahad mind? Kas sa tahad, et ma täidan sinu elutoa? Kas sa tahad täna, et me läheme kuskile aianurka eraldi, istume võrkkiiges või? Kas sa tahad, ma tulen sinuga täna? Mõtle, kui isa ütleb sulle. Kas sa tahad, et ma tulen täna sinuga? Ma annaks sulle täna iseennast. Et ei, anna mulle ikka seda, mida ma su käest küsin. No ütle nüüd, kumma sa valid. Kas selle, mida sa tahad väga, et ta sulle annab, selle asja, selle palve vastuse? Või ta ütleb, mu laps, minul on sinu jaoks aega. Kas sa tahad mind? Ma kingin sulle iseennast. Ja vot see oli see, mis nagu minu jaoks sai nii elavaks, aga rääkige teie, mis teid puudutas? Üks asi, mis ta veel ütles, oli see jäämine Kristusesse ja ma olen sellega nõus ja ma olen ise mõelnud selle üle, et me kipume kalduma nagu ühest kraavist teise. Et me kas ainult usume, et tema ligiolu on ainult palve ajal või pühapäevasel jumalateenistusel või ülistuskoosolekul. Me tundsime püha vaimu ligiolu, aga muul ajal ei ole. See on nagu üks kraav. Aga teine kraav on see, kui sa saad aru, et tema sees elame ja liigume ja oleme meie. Ja kui sa saad aru, et tema ligiolu on tegelikult sinuga kogu aeg. Ja siis me hakkame libisema teise kraavi. Ma ei pea võtma eraldi palveaega. Ma ei pea istuma vaikselt tema ees, sest et tema ligiolu on kogu aeg minuga. Ma elangi tema ligiolus. Ja see on mingi periood, on tõsi, aga kuskilt hakkab see muutuma millekski, mis ei ole enam tõsi. Ja ma olen ise märganud seda, et kui kõik on väga hästi, kui kõik on väga rahulik, kui elu on õnnistatud, kui on kogu aeg hingerahu, kui tema ligiolu on, nii-öelda saab, vaadake, kui lihtne on kogeda tema ligiolu, kui päike paistab, lilled õitsevad, merelainekesed laksuvad, linnud laulavad. Kõik on nii tore, õunakoogilõhn tuleb köögist. Vau, soe tuulekene, kardinad lehvivad, tunned, ma tunnen Jumala ligiolu. Ja kui see kestab niimoodi pikemat aega, siis sulle tundub, et ma elangi Jumala ligiolus, aga kuskilt on selle maailma tuulevaikus, kui vaenlane hoiab oma hinge kinni, kus see hakkab muutuma enesepettuseks. Sest kui me ei võta kõige selle sees ikkagi ekstra aega, kus me pühendume tema hääle kuulamisele, tema sõnasse sügavuti sisse vaatamisel, sest miks me peaksime seda tegema, kõik on nii ilus, kõik on nii hästi. Sinine taevas, puulehekene liigub. Jumal on nii hea, issi, sa oled nii kallis, kõik on nii hästi. Miks me peaksime nagu minema tema häält kuulama, piiblit lugema? Ja ma olen vaadanud seda, et kui asi läheb kahtlaselt heaks, ja kahtlaselt tuulevaikseks ja kahtlaselt järjepidevalt meeldivaks ja muretuks, siis ma olen avastanud mitmel korral elus, mul hakkab tekkima sees mingi küsimus ja mingi valvsus, mul hakkab tunne tekkima, et kas see nüüd on päriselt Jumala kaitse
kas see nüüd ongi see alaline tema varju all elamine või on see, et saatan hoiab hinge kinni ja püüab mitte meie seda rahulikku vegeteerimist häirida, et meid mitte üles äratada. Ja kui miski on, kui see niisugune selline rahulik periood on kestnud liiga kaua, ebaharilikult kaua, on täiesti muretu tuulevaikus, siis ma olen avastanud 100% kõige selle illusiooni taga, kardina taga, saatan haub mingit plaani. Ja siis, kui see raks ära käib, siis sa avastad, et sa elasidki enesepettuses, mitte Jumala alalises ligiolus. See on täielik tõsi. Ma ütlen, see on tõesti tõsi. Selle maailma ilu ja selle maailma võime ka meid ära lummata ja öelda, et see, et kõik on nii hästi, nii lõhnab nii hästi, nii kaunis, nii vaikne, nii meeldiv, nii suikuv, selline suvi tuulevaiksel õhtul Eestimaa mererannas. Et see on pettus, mis ütleb, et see ongi elu Jumala õnnistuses, Jumala šalomis, see ongi elu Jumala kõige kõrgema varju all ja kuna sina eladki kõige kõrgema varju all, siis sinu elu ongi nii muretu. Ja tegelikult on see üks miraaž, sest mina ei usu, et kõige kõrgema varju all elamine tähendab muretut õndsust selles maailmas. Saatan on reaalne, kurjuse jõud on reaalsed, vaenuväed on kogu aeg, tegevad kogu aeg, sepitsevad midagi ja selle maailma see ilulummus sellistel aegadel võib olla nagu perfektne kardin vaenlasele, mille varjus ta tegutseb, et sa kaotaksid valvsuse ja uinuksid tõesti sellesse illusiooni, et sinul ongi kõik nii hästi, kuna sa elad nii õigesti Jumalas. Kui me ei võta aega sellises eraldi isa hääle kuulmises ja tema sõnas kõige selle heaolu keskel, siis ühel hetkel tuleb karm ehmatus. Ja siis sa ei tea, kus su sõjariistad on, kus su kiiver on, kus su vöö on, kus su mõõk on, kus su kilp on. Me oleme need ammu kuskil ära unustanud, kuskil nad roostetavad, kus põõsa all nad on. Sest miks sa peaksid oma relvastust kaasa kandma kuude kaupa, kui kõik on nii hästi, kõik on nii hästi. On nii? Sa oled puhkusel ja Jumal annab meile hingamisaegu. Ta annab meile tõesti, ma räägin praegu hingamisaegadest, mis kestavad väga kummaliselt kaua. Nii, et meil kaob ära see valvsus ja tahtmine võtta temaga eraldi sellist sügavat aega, sest miks ma peaksin, tuleb selline tunne, kuidas see Jeesus ütles seal, et kui peiupoiss on nende juures, siis nad ei pea paastuma. Aga tuleb päev, meil peigmees ära võetakse, küll nad siis paastuvad. Ja vot siis on selline tunne, et aga miks ma peaksin eraldi aega võtma? Miks ma peaksin paastama, miks ma peaksin nii sügavasti sõna lugema, kui peigmees on minu juures. Kõik on nii hästi, eks ole? Et selline illusiooniudu, seda on ka endale aeg-ajalt hea meelde tuletada, et kas see on päriselt praegu Jumala kaitse ja Jumala kattevari ja kas see on praegu päris õige, autentne hingamisaeg isalt või tegeleb vaenlane praegu millegiga, et ta hiilib minu ümber kardina taga kikivarvul, sest tal on midagi plaanis. Nii et see oli väga hea küsimus, mis Aalik küsis, et kas sa oled ikkagi Kristuses, sest meil võib jääda mulje nagu Simsonil. Kui Simson oli niivõrd kindel ja veendunud, et tema on võitud, valitud, kutsutud, tal on vägi. Ja vaadake, mis juhtus
see Delila suigutas ja suigutas teda, suigutas ja suigutas teda, kuni see vägi oli kadunud. Need lokid said maha lõigatud ja Simson tõuseb üles nagu, et mina olen see võimas mees, on ju. Mitte midagi. Kus Jumal on, pole väge. Miks ta arvas, et Jumala vägi on temaga? Aga kõik tundus nii hästi selle Delila süles. Ja ma olen vaadanud, et selle maailma ilu, selle maailma kõik see hea, mida see maailm võiks pakkuda, see on nagu Delila. See võib olla Delila, kes äiutab sinu paadikest lainete peal. Nii et sa ei teagi, jääd magama, ei märkagi, kuidas torm hiilis ligi. Ja kus siis su relvastus on? Ammu juba ei mäleta, miks ma seda rasket kraami pean kaasa vedama, eks ole. Ja siis tuleb see äratus ja siis toibud esimesest šokist ja saad aru, okei, ma vajusin ära. Ma vajusin ära selle heaolu keskel. Nii et vaadake, äravajumisi võib olla mitmesuguseid. Me oleme siin rääkinud, et üks põhiline äravajumine on kiire. On ju? Kiire, kiire, kiire. Nii palju on vaja teha, ma pean jõudma, ma ei jaksa, mul on lihtsalt, ma põlen läbi. Ma vajun ära sellepärast, et mul on kogu aeg kiire. Aga teine äravajumine on sellised suikumise ajad, kui kõik on nii hästi ja just nagu suvi, puhkus. Ja see on teistmoodi äravajumine. See on väga huvitav, kas ei ole? See on praegu, ma mõtlen, kuidas vaenlasel on erinevaid taktikaid või erinevaid aegu, kuidas vaenlane kasutab. Ta võib sind nii-öelda kupja piitsaga taga ajada ja kogu aeg materdada küll süütundega, võltskohustustundega, ajab sind muudkui taga, et sa ei kõlba, kui sa kogu aeg ei tee midagi, tee. Sa pead, eks ole. Ta kas kogu aeg nagu kihutab sind nagu kupja piitsaga taga. Või kui sa selle keskel ikkagi otsid Jumalat, siis tuleb see teine aeg. Siis tuleb võib-olla see aeg, kus sa võtad aja maha ja kus on niisugune rahulik. Ja siis ta laseb sellel rahulikul ajal kesta nii kaua, kus ta sind ei häiri. Ja siis ta samal ajal haub midagi selle taga. Nii et ma arvan, et see on selline väikene tänane meeldetuletus enne seda puhkuste aega. Paljudel on võib-olla puhkused juba alanud või algasid nüüd sel nädalal. Kes on võib-olla siis ka juuli-august, kuidas need puhkused on tavaliselt. Et me ei unustaks ära. Katsuge endid läbi, kas te olete Kristuses, ütleb Paulus. Tundke ära, kas te olete. Ärgu olgu sul illusiooni, et kui kõik tundub hästi, siis ju sa oled. Ärgu olgu sul illusiooni, et kui sa tsiteerid kirjakohti, siis sa oled. Kas sa reaalselt kohtud Jeesusega selles ajas, mida me eesti keeles nimetame palveks? Aga mis ei ole selle osaduse kirjelduseks kõige õigem sõna. Kas sul on oma vestlusajad ja koosolemise ajad Jeesusega? Kas sul on isa ees õide puhkemise ajad, intiimses osaduses sina ja tema kahekesi? Kui ei ole neid aegu, siis tasub vaadata oma ühendust Kristusega. Kui tugev see ühendus on, kas see on illusoorne või on see reaalne? Nii et ma rohkem täna ei räägigi siia juurde, need olid need mõtted, mis mina üles korjasin praegu käigu pealt hoolikut kuulates. Teie eriti ei kippunud siin vahele rääkima, nii et nagu ikka, kui ma küsin, kas teil on midagi, siis haruharva keegi julgeb midagi öelda. Siin üks hommikumal, mis ka kostis mulle, et olgu esimene armastus ja ma tean, kui teine hommik laseb, kas on alles mu esimene armastus, et see põleks niimoodi minus, et siis on see hea osadus, et see hakkaks särama. Aamen. See oligi. Üks hea küsimus on veel see, et vaadake, meie Jumal
on selline neelav tuli. Eesti keeles on hävitav tuli. See on tuli, mis neelab kõik endasse ja sütitab kõik. See on tuli, mis põletab ära selle, mis peab ära põlema. Aga ta on ka väga võimas jõud ja ta on väga-väga sütitav. See Jumal, meie Jumal, see kõikvõimas tuli, hävitav tuli. Ja vaat üks hea kontrollküsimus on küsida endalt, kas ma põlen? Kas mu sees põleb tuli, nii nagu auruveduri katlas? Vaadake, kui olid vanal ajal need rongid ja see vedur ja seal olid need söega köetavad, need suured võimsad ahjud ja sellised suured rammumehed, kes oma higiste paljaste ülakehadega seal labidatega loopisid sütt meeletus kiiruses sinna ahju, et rong arendaks sellise väe, sellise kiirenduse, sellise jõu, et ta tõmbaks kõik need 1000 tonnid kaubavaguneid või reisivagunid, pikad rongid, et see vedur jaksaks vedada neid vaguneid. See oli tohutu tuli, mis pidi meeletult möllama seal veduri selles ahjus. Ja sinna lükati nagu kühvlitäitega seda sütt ja millega siis vanal ajal köeti neid. Vot Jumal on selline tuli nagu selle kõikvõimsa veduri sees. Ja kui tema on sinus, kas sinu sees küdeb selline tuli? Selline hasart, selline jõud, selline põnevus ja selline tõmbejõud, et kui sina kuskile ilmud, siis sa oled nagu see vedur, kes tõmbab lihtsalt kõik vagunid enda taha, sellepärast et su sees põleb selline tuli, see küdeb selline tuli, et sa tõmbad inimesed käima. Ja selles mõttes on see hea küsimus küsida endalt, kas ma olen Kristuses. Kui minu sees ei ole mitte tulehaisu ka, kui ma olen aus ja vaatan enda sisse, ma ei tea üldse, kas mu sees üldse mingi tuld on, vaid on lihtsalt üks olemine, üks rahu, et ma olen Jumala laps. Siis ei ole ka asjad päris balansis, sest kui Jumal on sinus ja Jumal on see võimas tuli, siis see ahi sinu veduris peaks huugama. See tulemöll peaks huugama täiesti nagu sepa lõõtsa puhudes. Et seda on ka hea küsida endalt, et Jumal, kas sa oled minu sees oma tulega? Ma vist mingid aeg tagasi rääkisin teile, kui me olime Tenerifel ja mis seal juhtus. Ma ei mäleta, mis osades ma olen sellest rääkinud. Aga seal ju, kui selle Tenerife see vaimne prints või mis see valitsus oli, kui see tuli üks öösse mulle kallale nii-öelda oma pahameelt väljendama, et me seal olime, siis Jumal ütles ja andis meile selle sõna, tõstke oma kuumust. Ja see sõna, tõstke oma kuumust, see on mind saatnud siiamaani. Kui Jumal ütleb, tõstke oma kuumust, see tähendab, et ta ei ole meie kuumuse tasemega rahul. Miks? Sellepärast, et sellise nõrga, see hingitseva tulukesega see vedur ei vea mitte mingisuguseid vaguneid ja see rong ei jõua mitte kuskile, see läheb tšuh, koss. See jääb seisma. Ja kui Jumal hüüab, tõstke oma kuumust, see tähendab, et rong ähvardab seisma jääda. Ja mis siis saab? Mis siis saab, kui kõik need reisijad, kes sinu taga on, kui see rong jääb kuskil mäekülje peal seisma? Tõstke oma kuumust, et sa jaksaksid vedada kõiki neid, kes vaatavad sinu peale, sinu taga tulevad. See räägib ka põlvkondadest. Kui sinu vedur, sinu eluveduris tuli kustub, hingitseb vaevu, kuni ta lihtsalt suikub,
siis arvesta neid põlvkondi, kes tulevad sinu järel. Kui sina ei vea ees, kui sina pole see vedur ja ei vea ees, siis su lapsed vajuvad ka usust ära, su lapselapsed vajuvad usust ära ja lõpuks ei mäleta enam keegi, et üks nende esivanematest oli usklik. Järjekordselt peab evangeelium hakkama jõudma sinu sugupuusse, kes pole kuulnud ega näinud midagi Jeesusest ega Jumalast. Miks? Sest kui meie ahi ära kustub, siis jääb ka see rong, mis meie taga tuleb, jääb seisma. Nii et see oli siis võib-olla siis ka siis see kolmas mõte praegu, et tõstkem oma kuumust, katsugem endid läbi, kas me püsime Kristuses, kes on kogu aeg Jumala elav tuli. Aamen.